Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad, edukat ja tegusat aastat teile kõigile ja mis on juhtunud, talv on meile kohal tulnud ja see on nii huvitav, et lund on kõikjal rinnuni, no päris vast ei ole, aga mõnes kohas võib olla, saab suusatada, kelgutada ja isegi järvedel ja tiikidel on jää peal üle 10 sentimeetri, need saab ka uisutada, need ilus igati talv. Aga meie alustame siit saadet ja minu tänaseks saatekülaliseks on Valgamaa mees Raivo Paala. No tere Raivo! Tere Toomas! Sa oled küll mul siin saates käinud, aga kõigepealt räägi natuke iseendast, sa oled väga haritud mees ja palju koolis käinud, palju vaeva näinud, suuri tegusid teinud, et ole hea, tutvusta ennast, aga mitte väga palju. Tund aega kestab meil saade. Ega endast ongi niimoodi raske rääkida. Ega me ju tegelikult ei ole need, kes me oleme ja me oleme need, kes me ei ole. See on see klassikaline filosoofia. Ehk ma olen 61 aastat vana, elanud Valgas, mul on majandusteaduse, see on teadlase kraad, Tartu Riiklikust ülikoolist õppisin majandusteadust erialalt rahanduskrediit, olen töötanud oma erialal rahanduses, nõukogude ajal oli rahandusosakonnas, oli rahandusosakond ja maksuamet oli koos, alguses olin rahandusmene juhataja asetäitja, hiljem olin rahandusmene juhataja, edasi juhtisin 3 panga filiaali, alguses Estex Pank, siis tuli Tartu Kommertspank ja siis lõpetasin Eesti tööstuse ehituskommertsia Valga filiaali juhatajana ja sellest edasi ilmselt 93-94 olen olnud ettevõtja. Aga põhiliselt mind huvitab rohkem ikkagi teadus, sellepärast, et lisaks kõigele muule on mul alati olnud ajaloo huvi ja just ajalooõpikud näitavad meile tihti, et see, mida sulle täna räägitakse, ei pruugi vastata tõele, see, mismoodi asjad olid. Ehk üks iidoleid, Herbert Simon, kes sai ka 78. aastal majandusteaduses, Nobeli majanduspreemia, ehk ta oli majanduspreemia laureaat, tema võttis kasutusele sellise mõiste nagu piiratud ratsionalism, ehk et me oleme harjunud inimestena arvama asju, aga tegelikult meie teadmised on piiratud ja teda just Nõukogude Liidus tsiteeriti tänu sellele, et kui 60 ja 70 nii-öelda rehabiliteeriti siis ka küberneetikas piiratud ratsionalism ei ole kindlasti see esimene valik. Ja see ongi põhiliselt mu elu olnud ja sellel nii-öelda teel käimine ei ole kerge, aga nagu ütles ka Jaan Peegel, et ega kuskil pole kirjas, et elu peab olema kerge ja elu ongi absurd ja sellega tuleb leppida, sest elu ei ole kunagi disainitud mugavuseks. Lapsi on 2, eelmine kord, kui ma kevadel rääkisin, siis ma sain 3-kordseks, 3. korda sain vanaisaks ja täna nüüd ootame jälle uut uudist, et ilmavalgust peaks nägema mul ka pojatütar Vanessa, et aastad lähevad aina huvitavamaks. Et ega mulle vist vanaisa roll meeldibki rohkem kui isa roll, et vähem vaeva ja rohkem naudingut. Selge. Sina oled väga palju tegelenud ühe asjaga, millest sa saad kohe rääkima hakata, aga ma küsin su käest väga lihtsalt. Kas Eestis on maavarasid, mis võivad meid õnnelikuks teha ja rikkuse majja tuua? Jah, sa lähed kohe nii filosoofiliseks, et anna mulle siis 2 tundi järgmist saateaega. Tähendab, et Eestis on maavarad, sellest piisab, kui oled läbinud algkooli, loodusteadused Eestis on tõesti maavarad olemas, et seda teab 5. klassi õpilane juba ja kõige suurem maavara meil lisaks turbale ja lubjakivile ja metsale ja veele, põhjaveele on meil põlevkivi. Aga nüüd läheb keerulisemaks sellepärast, et inimesed arvavad, et põlevkivi on niisugune lihtsalt üks, fosforiidi unustasin, aga põlevkivi jaguneb ise veel 2 liiki, üks on kukersiit, millest meil toodetakse põlevkiviõli ja millest meil tuleb siis Auverest ja teistest suurematest elektrijaamadest elekter seinapistikutesse ja mujale, aga meil on kõige suurem osa põlevkivist on kraptoliit, argiliit, mida on 60-70 miljardit tonni. Ja kui nüüd vaadata, kui lihtsalt vaadata maavarasid, kui teoreetiliselt, mida nad sisaldavad, et
et siis siin lähevad arvud natukene ulmelisteks. See, et meil on maavarad, milles on hästi palju rikkust, jah, see on tõsi, see, kas ta nüüd meid õnnelikuks teeb, seda ma ei oska öelda, sellepärast, et õnnelik saab olla inimene, ma ei tea, kuidas rahvas saab olla õnnelik, sest see ei ole nagu homogeenne. Aga kui sa küsid, et kas me saaksime rikkaks, siis tõenäoliselt oleksime me kõige rikkam riik üldse ühe inimese kohta maailmas ja näiteks tooksin näitena, et kui arvestades selliseid poliitilisi narratiive, mis meil kehtivad, siis näiteks kui kõik Eestimaa elanikud paneksid endale kuldhambad suhu, siis sellest kullast, mis meil sisaldub argiliidis, selleks kulub ainult 0,01 või 0,03%. Ehk meil see ilus Eestimaa armas rahvalaul, et meil ei kasva palmid ja seedrid ja ei hõbedat ega kulda leidume maal, see on nüüd teaduslikult faktiväitena ümber lükatav. Meil leidub väga palju maavarasid, millel on juba täna väga suur väärtus ja arvestades seda, mis lähema 25 aasta jooksul majandust ees ootab, siis selle väärtus aina kasvab. Mainisid ühte ainet, mis mulle hästi meelde jäänud, et kui seda hakata tootma, siis kuidas seda toota ja milles see väljendub tema see väärtus? Sa mõtled seda, mis on täna üldteada, sa mõtled uraani, mis on meie graptolitargiliidis. Graptolitargiliidis on uraani kuskil 100 ppm keskmiselt. Tavainimesele see ei ütle, aga lihtsalt, et arvestatavalt või arusaadavalt, see tähendab, et igas tonnis argiliidis on 100 grammi uraani. See tähendab seda, et ta tänastest arusaamistest, mis tuginevad eilsetele teadmistele, siis enamik inimesi ütleb, et seda ei tasu kaevandada. Aga kui me võtame keskmiselt 100 grammi tonnist, siis 60 miljardist tonnist me saaksime uraani maavarasid Eestis teoreetiliselt 6 miljonit tonni. Lihtsalt jälle võrdlus, et maailmas on täna teadaolevad uraanivarud, tähendab, neid on rohkem, aga seda, mida arvestustes aluseks võetakse, seda on siis 8 miljonit tonni uraani. Nii et võrdleme, et maailmas on täna arvestuslikult 8 miljonit tonni uraani, millest enamus on Kasahstan, Kanada ja Austraalia, samuti vist Namibia, Venemaa ka ja Niger. Aga Eestis on 6 miljonit, ehk siis valdav osa. Kahjuks seda 6 miljonit ei ole praegu arvestatud 8 miljoni sisse või ka õnneks. Ehk siis, kui me võtaksime nüüd Eesti maavaradeks 6 miljonit tonni uraani, siis me kindlasti oleme üks uraanirikkamaid riike. Nüüd see, mis on inimeste jaoks on uraan, on küllaltki arusaamatu asi. Ta on, kui sa ütled, et mingi asi on radioaktiivne, siis inimestel tekib kohe hirm. Aga kui hakkad natukene edasi uurima, tuleb välja, et ega inimesed ei teagi, mis on radioaktiivsus. Kas ta on radioaktiivne, tähendab, et kas ta on aktiivselt, ehk bekerellides mõõdetav, või siis me räägiksime siivertites, ehk doosidena. Ehk näiteks inimese sees, meie sees on ka radioaktiivseid aineid. See on kaaliumisotoop, on K40, tema poolestusaeg on 1,25 miljardit aastat, nii et põhimõtteliselt meie oma elueas ei näe selle poolestumist ja see radioaktiivne kiirgus, üks bekerell tähendab seda, et tema radioaktiivne lagunemine toimub 1 sekundis. 7000 bekerelli on siis see radioaktiivne kiirgus, mis meil on, aga siivertites on see, ehk doosidena on see kaduv väike, ehk siis kui me räägime radioaktiivsusest, siis ta võib olla väga radioaktiivne, aga ta on ohutu. Nüüd uraan maa sees, ta ei ole väga radioaktiivne seal, aga probleem on selles, kus on uraan, seal on ka raadium, kus on raadium, seal on ka radoon. Ehk see maavara ei ole kõige lihtsam, aga nagu ma ütlesingi, et elu ei peagi olema lihtne, aga see ei tähenda seda, et see ei tasu ennast ära ja sellega tuleks tegeleda. Ka mind selle asja juures sügavalt kummastab, et mitte öelda häirib, on see, et meil inimesed tegelikult ei tea meie rikkusest. Et
ma korra segana, millest see on tulnud, et meil on nii palju teadusasutusi, meil peaks kõik need teada olema, sest Eesti nii väike riik, et võrreldes teiste riigiga, vanasti öeldi nagu kirbusitt, et kas ei taheta või ei ole huvi? No see, et Eesti NSV Liidus oli strateegiline riik, kus oli strateegilised reservid maavaradena ja üks selleks oligi uraan. Lihtsalt noorem põlvkond ei tea, aga NSV Liidu esimene tuumapomm on ehitatud Sillamäel kaevandatud ja rikastatud uraanist. Nii et me oleme kaevandanud uraani lihtsalt, et kui su tootmisvahenditeks on sirp ja vasar ja ainukene transpordivahend on hobune, siis ta tõesti ei ole kõige efektiivsem, aga arvestades, millised võimalused meil täna on, siis kindlasti tasuks juba täna, juba eile, oleksime pidanud sellega tegelema hakkama, sellepärast, et ma lihtsalt toon näite, et inimesed saaksid aru, millistest numbrid, nii-öelda rahalistes ühikutes mõõdetavast väärtusest käib üldse jutt. Kui me võtame praegult ainuüksi kraptoliitargilid ehk põlevkivi ja lihtsalt tänapäeva hindades, puht teoreetiliselt, võtame nüüd kogu selles põlevkivis olevate metallide ja keemiliste elementide koguse, korrutame see läbi maailmaturu hinnaga, et see kõlab ulmelisena, see kõlab hullumeelsusena, aga see summa on kuskil 45 triljonit eurot. See tähendab seda, et me võiksime praegult kinni maksta Ameerika Ühendriikide riigivõla, mis on 33 triljonit dollarit ja meile jääks veel 12 triljonit eurot üle. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kuidas seda teha. Ja vot siin on nüüd see koht, kus sa alguses küsisid, et kas seda teati. Ja loomulikult teati, pane Wikipediasse või pane kraptoliit, argiliit Google'isse ja need arvud on sealt kontrollitavad. Miks seda ei räägita? Et see on ju, kui ma ütleksin seda, mida ma olen veendunud, miks seda tehakse, siis mulle öeldakse, et ma olen vandenõuteoreetik, aga ma ei tea, kas see on hea või halb, sest minu jaoks vandenõuteoreetik number 1 maailmas on kriminaalpolitseinik. Kui ta leiab laiba, siis ta peab püstitama nii palju võimalikke hüpoteese, kui palju võimalik ja siis ta hakkab need ümber lükkama. Ja majanduses kehtib sama loogika. Ehk see Herbert Simoni piiratud ratsionalism on see, et me rahuldume teatud tasemel teadmistega, kui näiteks keegi ütleb sulle, et oi, ma tean küll, et see meil põlevkivis on uraani, aga see ei tasu ennast ära. Ja kui sa nüüd esitad talle nii-öelda sokratelise lentika järgi 2-3 küsimuse, miks sa nii arvad, millisel viisil või moel sa kavatsed seda kaevandada, siis ega ta ei oskagi sulle vastata. Ja nagu reeglina lõpetad samamoodi nagu Sokrates, et kui ta tõestas ära, et jumalad sellisel kujul ja arvul pole olemas, vist tollel ajal Ateenas vist väideti on 300 jumalad, siis ta lõpetaski 399. aastal enne meie ajaarvamist sellega, et ta mõisteti surma ja ta pidi mürgipeekri tühjaks jooma, mida ka ta tegi. Et see väide, et kui sa tõestad inimestele ära, et nende teadmised on pinnapealsed ja tegelikult ei vastagi reaalsusele, siis tegelikult inimesed saavad sinu peale pahaseks. Sest kes tahab tunnistada, et ma ei olegi kõige targem inimene maailmas, et meil näiteks igapäevaelust jälle ma ei taha hilkuda, aga põhimõtteliselt kui ma nüüd kuulen, et meil on kiirmõisavalitseja, et ühest nooreärast sai põllumajandusminister, sest ta on kuskilt loomaias käinud, ta on näinud, millised loomad peaksid välja nägema, et kas me siis järgmiseks majandusministriks otsime kedagi tsirkusest, kui me oma silmaga näeme, et kuidas mustkunstnik võtab kübarast jänese välja, siis tegelikult loomakasvatuse saaks kui selle peale teha. Ehk vana muinasjutt 2 kelmist, kes müüsid kuningale paljaid imelist riideset ja kuningas siis käis mööda linna ringi paljalt ja kõik, kes ei näinud, olid rumalad. Et sama asi kordub alati. Ja nüüd küsimus, et miks seda meile ei räägita, siis äkki vaataksime natukene kas või viimast aastat. Näiteks eelmise aasta jaanuaris, mis tekitas furoori, oli Donald Trumpi
ametisse pühitsemise ajal Elon Musk tegi käega 2 või 3 korda ühte liigutust, mida aeti segamini natsi-saksa tervitusega. Tegelikult see on Rooma soluut ja seda kasutasid sellised tegelased 100 aastat tagasi, nagu olid tehnokraadid. Ja paljud ei tea seda, et Kanadas tehnokraat number 1 oli Elon Muski vanaisa, kes 50. aastatel Kanadast välja saadeti ja sealt läks siis Lõuna-Aafrika Vabariiki, kus sündis ka Elon Musk. Et täna, kui me vaatame seda, et täna, ma mõtlen just esmaspäeval, et väidetavalt eelmisel nädalal oli Ameerika Ühendriikide president peale Venezuela operatsiooni andnud korraldusega vaadata, kuidas Gröönimaa ära võtta. Siis kui te panete Wikipediasse näiteks Suur-Ameerika, te näete seda kaarti. Seal on Gröönimaa, Alaska, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Mehhiko, Kariibi meri ja siis ka see piirkond, kus on Venezuela. See on kõik üks Suur-Ameerika. Et põhimõte on selles, et sa pead, kui sa midagi hakkad vaatama tuleviku peal, siis tunne natukene ajalugu ja vaata. Ja see küsimus on selles, miks meile seda ei räägita, sest minu sisemine veendumus ei ole mitte see, et käisin selgeltnägijate juures ja ütlesin, et vaata, miks meile seda ei räägita, vaid kui sa nüüd majandusteadlasena natukene uurid ja kui sa paned enda prognoosi sisse, mitte lineaarselt üks punkt A, vaid sa proovid vähemalt 3 või 4 erinevat tegurit vaadata, siis mina julgen küll öelda, et see on teadlik tegevus. Meil see, meie sinuga ehk matsirahvas ei tohigi teada, et meil on need maavarad olemas. Ja miks ma julgen väita, et pigem on mul õigus, et neid teadlikult hoitakse sellest teadmisest eemal. Eelmisel nädalal avaldas Heido Vitsur väga hea analüüsi meie eelarvepoliitikast. Ta on kuna ta peab olema erapooletu ekspert, siis ta ei saa lõpuni välja öelda, aga põhimõte on selles, et 2 aastat on meie eelarve kulude pool jäänud täitmata. See tähendab seda, et kui eelarvet hakatakse vastu võtma, siis meie valitsejad, me ei taha neid öelda juhid, vaid nad ongi valitsejad, mõisavalitsejad, maailmavalitsejad, mis iganes tühikargad. Siis meile rahvale selgitatakse, et meil on eelarves väga halb olukord. Ja nagu need tohutute ülivõimetega riigiametnikud, nagu Jürgen Ligi ja see noormees, kes täna pädevust ja ausust pidi tooma Eesti 200-ga meie poliitikasse, siis nende väidetel oli see, et me ei saa teisiti, et meil on kulutused on minimaalsed ja selleks, et neid täita, me peame tõstma makse. Aga kõik teavad seda, et kui majandus, nagu Heido Vitsurgi praegu räägib, kui majanduslangus ajal tõsta makse, siis majandus hääbub. Aga probleem on selles, et meil on 5 aastat olnud majanduskriis. Ärme unustame, et 2008. aastat, mis meid korralikult peksis. Ja nüüd küsimus on selles, et ettevõtluses pole enam reserve. See tähendab seda, et nagu enamik juba ettevõtjad ütleb, et pool aastat veel pingutan ja siis viskan käega, et ei ka minust ole enam ettevõtjad. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et kaob ära tööstus, tootmine, tekib tööpuudus, tekib mega suur surve sotsiaaltoetustele, riik enam ei suuda oma kulusid katta, siis leitakse mingi skandaal. Näiteks minevikus me pole, näiteks see, mis minu lähedused teavad, ma olen alati rääkinud, et Eesti ei läinud eurole ausalt üle, et me tegime sama trikki nagu Kreeka, aga kui see välja tuli, siis riigireiting kukkus, piisab ühest sellisest skandaalist ja Eesti enam olemasolevaid laene ei saa rahastada ja ainukene võimalus on siis minna IMF-i. See tähendab seda, et riigis juhtimine läheb parlamendi ehk riigikogust ja rahvast mööda. Ja seal öeldakse, näete, siin on 10-15 miljardid, palun võtke, makske, vähendage sotsiaaltoetust ja pange oma maavarad müüki. Ja nüüd mõtle, kui pannakse korraga Eesti maavarad, argiliit ja fosforiit müüki, alghinnaga 15 miljardid. Toomas, kas sul on 15 miljardid vabalt taskust võtta ja lähed oksjonile? Mul on suur raskus, et 500 eurotki saada. Järelikult sa ei saa isegi kvalifitseeruda sellel oksjonil. Ja see on nüüd see põhjus, miks ma ka olin nõus sinuga sellel saates sellel teemal rääkima, sellepärast, et täna me peame puhtalt ka avalikustama selle ohu, sellepärast, et Venezuela võeti ära nafta pärast,
Gröönimaa võetakse sellest, et tal on geograafiliselt, geopoliitiliselt määrav roll, kui me vaatame, mis on Põhja-Jäämeri, siis seal on tuleviku maavarad ja nüüd, kui Gröönimaa kuulub Ameerikale, siis kõige suurem osa Põhja-Jäämerest kuulub siis ameeriklastele, 2% vähem on Venemaa ja see on praktiliselt 90%. Teised on statisti rollis, ehk täna jagatakse maailma ümber. Ja see on nüüd üks asi. Ja nüüd teine asi, miks see uraan on tähtis, see on tegelikult kogu meie rahva julgeolek, et lihtsalt kui me võtame 45 või 45 triljonit ja selle jagaksime ära täna kõigi Eesti elanikega, siis igal ühel meil oleks osa sellest rikkusest selline suurusjärk nagu 35 miljonit eurot. Lähtun praegult ainult argiliidist, või tähendab põlevkivist, argiliit ja kukersid. Ja võtame kõik, mis seal sees on, uraan, molubden, vanaadium, liitium, reenium, raadium ja väärismetallid, kuld, hõbe, pallaadium, plaatina, mida on kuskil 10 grammi tonnis ja me hindame selle siis täna ümber maailma turu hindades, me saame kuskil 45 miljardit. Kui me võtame, suurusjärgus 40-50 triljonit eurot on selle maavara väärtus. Kui me nüüd jagame selle rahvaarvuga 1,3 miljonit, siis see tuleb kuskil keskelt läbi. Igal inimesel on 35 miljonit eurot. Osa Eesti maavaras pole paha, nagu ütles Villu Reiljan. Ja mõtlen, et sa räägid sellist juttu, mida ma ei ole kuulnud. Mul on suu ammuli ja ma kuulan, et miks meil ei ole sind kutsutud Eesti Televisiooni, Kanal 2, siis on veel Kanal 3, et on olemas selline mees, kes teeb meid, annab võimaluse teha lähiajal, et me mitte ei ole siis seal 1000 euro saajad, vaid miljonite saajad ja me ei oskagi võib-olla sellega midagi teha. No see ongi see küsimus, miks ma ei osanud sinu küsimusele vastata, et kas me saame õnnelikuks, vaata siin on suur vahe, et kas sa võtad kahvliga vorstiviilu ja kas sa paned selle endale suhu või silma, et suhu paned, siis saad kõhu täis, silma paned, siis on üks võimalus veel, siis sa pole enam nägija. Aga vastus on lihtne, et on viimased 25 aastat tühistatud, et sinu esimeses saates ma ju rääkisin, et kaks sellist meie suurt tuntud poliitikut nagu Siim Kallas ja Mart Laar ja hiljem ka, kes teil Tartus siin tahtis linnapeaks saada, Paul Grapp, et nad lihtsalt olid kõige ehedamal kujul nad varganäod. Nad varastasid kõige raskemal ajal ära Vene rublad ja see ei ole, nagu ma ütlesin, et ega ma ei karda, andke asi kohtusse, öelge, et ma solvasin ja see ongi kõige parem asi, et ka nemad peavad kohtus tõendama, et see niimoodi ei ole. Et see on faktipõhiselt tõendatav. Aga mõtle, kui sul näiteks selle varasema vargusega 92. aastal, see kiideti ju heaks riigi kohtu tasemel. Seal oli Erik Kergamberg oli üks kohtunikest, kes ütles, see on lubatud tehing ja see oli ette nähtud ja viitas sellele kurikuulsale rahareformi komitee dekreedile number 40. Ja väideti, et see on vastu võetud 92. aasta vist detsembris. Tegelikult, ma nõudsin ka Riigiarkiivist need kõik Eesti rahareformi komitee dekreedid välja, ühtegi originaali ei ole, sest see on seal koopiad, mis juriidikas tähendab, et see on puhas makulatuur. Ja see dekreet 40 on tehtud kas juunis või juulis 93 ja see on allkirjastanud ainult peaministrina Mart Laar. See on tagantjärgi võltsitud dokument, kuidas oli võimalik, et kohtud, politsei, prokuratuur ja kohtud ei küsi, et milline see õigusallikas oli. Ja nagu sa aru saad, minu küsimus, nagu ma alati ütlen, minu küsimus pole, et kaua me elame. Me kõik oleme surelikud ja sureme ära, vaid alati on küsimus selles, et kuidas me elame. Ja oluline, et kui sa ennem surma vaatad peeglisse ja ei tunne häbi, siis polegi see nii väike väärtus. Aga meil on enamik on ju siuksed poliitnärakad.
et alfabeedid, alfa tähendab isast ja beet tähendab juurvilja ehk siis isane juurvili ehk siis agressiivne mõttetu mees, et sellised nii-öelda trendid on meil moes ja jälle, et ma ei taha ilkuda või kedagi solvata, aga lihtsalt mingil hetkel tuleb see otse välja öelda, et ja nagu ma olen ka sinuga rääkinud, et ega ma pole kindel, et kas Mart Laar ja Siim Kallas, kas nad lihtsalt olid lihtsalt luuserid või olid kasulikud idioodid või olid nad hoopis KGB käsilased, sest sellest ajast pärineb KGB ülema, nime ei mäleta, NSV Liidu tasemel põhimäärus, kus öeldi, et KGB agente tuli hakata juba iseseisvunud siis riikide nii-öelda tähtsatele kohtadele upitama ja tuli leida ka rahastamine ja ütle siis veel, et sellest 6 miljardist rublast, mis tegelikult müüdi, eks see on siis kuskil $60 miljonit, sellest ei rahastatud neid poliitilisi erakondi, mis meid võimalik, et tänaseni valitsevad. Aga need on niisugused ohtlikud asjad, mis puudutab nüüd meie maavaradesse, siis mina julgen väita, et kui 100 aastat tagasi oli olemas selline impeerium nagu Briti impeerium, kus päike ei loojunud, siis arvestades tänaseid võimalusi on probleem ju selles, et neil ei ole ju maavarasid. Me teeme siit väikese muusikilise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Raivo Paala. Laine järel randa kandu, seal siis jõuetuna liiva vaab. Nagu lubadus, mis kergelt andu, nagu tõotus petlik, mis kaob, igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kalda, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kalda, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kalda, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba.
jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli ja tegus vend Raivo Paala, 61-aastane, aga väga energiline. No Raivo, ma küsin veel kord, räägi inimestele hästi rahulikult, et meil on põlevkivi. Põlevkivi ka köetakse katlaid, mida ka ei taheta enam teha, tahetakse neid tuuleenergiaga hakata meid siis majandama ja päikseenergiaga, aga kui sealt see Kukersit ja Argilit. Mis sellega hetkel tehakse praegust, viiakse kuhugi metsa alla, kuidas see tegevus käiks, et meil tähendab seda, et kui me tahame sellises kogus uraani saada, siis me peame kogu selle põlevkivi, mida me täna katlasse panema, siis need saadud kukermid ära kastama. Ma proovin 5 minutiga ära seletada, milles on probleem ja kuidas seda probleemi lahendada. See tähendab seda, et sa oled põllumees olnud. Sa tead, et kui võtta seemned, tomat, porgand, köömes ja sinna panna sisse natukene ristikud ja teravilja ja see korraga maha külvata, siis head saaki sügisel loota pole. Ehk oluline on see, et porgand kasvab eraldi, kurk kasvab eraldi, kõrvits kasvab eraldi, nisu ja oder ja kaer ja lina on ka eraldi põldude peal. See tähendab seda, et sa ei saa kõiki seemneid korraga kasutada. Peab olema eraldatus ehk separeeritus. Nüüd Eestis argiliid ja kukersid, ütleme siis põlevkivi, koosneb 2 olulisest fraktsioonist. Üks on orgaanika, see on siis see kõik meie esivanemad, kes on ära kõdunenud, taimed, loomad, meie vanemad ja dinosaurused, kes siin elasid 1000 aastat tagasi. Ja teine on mineraalosa, ehk siis kuhu meil jäävad siis väärismetallid ja kõike muud. Nüüd probleem on see, et kui me paneme kõik selle ahju, see on täpselt nagu kui põletada lihtsalt puhast toornaftat, siis see kasutegur on seal olematult väike ja me saame väga suure keskkonnareostuse. Ja nüüd Eesti põlevkiviga tehaksegi suhteliselt sarnast asja, kui lihtsalt panedki, hakkadki toornaftaga omal ahju kütma. Nüüd probleem on selles, et kui meil tootmisvahenditeks oleksid ainult sirp ja vasar, siis seda eraldamist on väga raske teha. Ja et küsimus ei ole selles, et ma teadsin 25 aastat tagasi, et meil on sellised maavarad ja millest see koosnevad ja mis seal sees on, vaid 25 aastat tagasi me hakkasime oma sõpradega, nad ei ole eestlased, hakkasime, nemad uurisid, neil on hästi palju on kivisütt ja muud huvitavaid asju, naftat ja gaasi, siis nemad uurisid nagu seda valdkonda, aga kuna mul oli huvi Eesti põlevkivi vastu, siis ma proovisin siis leida neid tehnoloogilisi lahendusi, kuidas seda saaks kasutada ka meie põlevkivis. Ja lihtsalt teadmiseks, et selles teadustehnoloogilises keskuses töötas 12 000 inimest, 8000 olid teaduskraadiga. Ehk võib eeldada, et neil mingi kompetents ja pädevus olid olemas. Akadeemikud ja doktorid olid seal ka esindatud väga suures osas ja nad olid oma valdkonna tipptegijad. Ja nüüd milles on võtmeküsimus ehk pudelikael? Kui ära eraldada, näiteks võtame nüüd argiliidi, eraldame argiliidist orgaanika ja mineraalosa. Ja siis uraan, millest on praegu ka tänane saade peaasjalikult, jääb orgaanikasse. Ja nüüd argiliidi, see on see, millest me saame põlevkiviõli ja mis annab meile selle kütteväärtuse, aga seda orgaanikat on seal ainult 20%, sest tonnist me saame 200 kilogrammi orgaanikat. Ja nüüd uraani eripära on see, et ta on seotud 70% orgaanikaga. Ehk kui meil alguses kogu argiliidi tonnis on 100 grammi uraani, siis 70 grammi uraanist läheb juba nüüd orgaanikasse. Ja sealt me saame juba ppm-iks 350, et siis kui me võtame orgaanikast, siis seal on uraani sisaldus juba 350 grammi tonni kohta, mis on juba täna täiesti kaevandatav ja tasuv sisaldus uraanis. Ehk ainuüksi see, kui me eraldame mineraalosa ja orgaanika, siis me juba saavutame selle, et uraan on ka tänastes tehnoloogiliste võimaluste ja seadmetega, ma mõtlen praktikas, on täiesti
aga me oskame orgaanikat põletada. Me saame sealt elektrit, me saame näiteks põlevkiviõli ja kui me selle nüüd ära põletama, selle orgaanika, kuhu jäi 70 grammi uraani, siis kui meil on puhas orgaanika, see orgaanika põlemisel ei jää tuhka. Eriti. No midagi jääb, aga mitte enam, mitte isegi 10 kilogrammides. Aga kuna meil ei ole väga puhas orgaanika, seda ei saa täiesti eraldada, siis meil tõenäoliselt orgaanika põletamisel jääb 10 kilogrammi tuhka. Kui me nüüd teame, et uraan ei põle, tema temperatuur on kõrgem, siis kogu uraan jääb orgaanika põletamisel sellest alles jäävasse tuhka ehk 10 kilogrammi. Kui me võtame 70 grammi 10 kilogrammi kohta, siis me saame 7000 ppm ehk 7 kilogrammi tonni kohta. Selliseid maardlaid, uraanimaardlaid on olemas, aga need on väikesed ja need on vist Kanadas. Aga milles on veel probleem? Kui sa võtad kivimina, uraani on ka 20 000 ppm ehk 20 kilogrammi tonni kohta, aga see on kivim, tal on erinev osakaal ja keemiliselt, kui ta hakatakse leotama, siis see võtab hästi palju aega ja see on oma hinnas väga kulukas. Nüüd, aga meil on puhas tuhk, mis tõenäoliselt on ühtlaselt mikronites, kui 100 mikronit, siis ta on 0,1 millimeetrit. See on nüüd premium klassi ehk kõrgema klassi nii-öelda uraanimaak. See tähendab seda, et tema tootmiskiirus ja kemikaalikulu võib olla 10 korda parem. Ehk siis, kui me nüüd võtame selle uraani, mis jääb argiliidist eraldatud orgaanikasse, orgaanika põletame ja see jääb sinna tuhka, siis teoreetiliselt võrduks see võrdlusena sama kogusega, nagu oleks 70 kilogrammi uraani ühes tonnis. Meil on ulme maavara ja seda on võimalik juba täna nende seadmetega toota. Ja see, ja põhimõtteliselt, et kui ma 2008 oli meil olemas juba tehnoloogiline valmisolek, 2019 ütleks, et oli isegi pilootseadmenad olemas, siis täna nüüd lähema 2 nädala jooksul ma sõidan Istanbuli, kus on meil tööalane kohtumine, kus me siis otsustame ära, milliste seadmetega me saaksime näiteks purustada sealhulgas argiliiti. See tähendab seda, et me ei räägi enam täna võimalusest või potentsiaalist, vaid see on täna täiesti praktiliselt lahendatav küsimus. Ma tean, et neid arve on natukene palju, need on keerulised, aga küsimus ongi see, et need on ju kontrollitavad. Ja kui me näeme, et see tasub ära, siis äkki Eesti rahvas mõtleb, et äkki teeme. Ma segan siin natukene, et meie tänased valitsejad, Reform, siis Eesti 200, on leidnud, et põlevkivi on ajast ja arust ja teda ei ole mõtet enam kaevandada ega temaga katlaid kütta ehk ressurssi raisata, vaid selleks on paremad tuulegeneraatorid, päikesepatareid, et kas nemad ei ole asjaga kursis, teevad seda rumalusest, kui me seda põlevkivi ei katlast läbi ei lase, siis me seda altreniiti ei saa ju. Ega tuuleenergia pole halb, ega päikeseenergia pole halb. Alati on ju kõik on ju proportsioonis. Et kui me näiteks vett ei joo 2-3 päeva, siis me tõenäoliselt tekib dehüdratsioon, me sureme ära. Ja isegi kui tekib dehüdratsioon, see vett jood ikka sured ära, sest organism ei võtta vastu. Et kõik on suhteline. See tähendab seda, et kui me lihtsalt seda võtame, kaevandame põlevkivi, kaevandused jätame nii, nagu nad on. Ehk pigem on see nagu kuumaastik, me ei taasta seda, siis me paneme selle lihtsalt ahju, reostame keskkonda ja saame nii-öelda siis jäänukid põlevkiviõli, mis on tegelikult ta ei ole kvaliteetne toode ja siis kui me veel toodame sellisel kujul elektrid, sest CO2, siis tõesti see ei tasu ära aga miks see nii on? Mul on niisugune tunne, et meile tahetakse rahvana tekitadagi mulje, et kui me tahame põlevkivi kasutada või keegi ütleb, et kuulge, aga äkki kasutame põlevkivi sealhulgas argiliiti, siis kõik inimesed vaatavad talle otsa, et
et mina olengi selles süüdi, et maailm on ära reostatud, et jälle, et joo ära 10 liitrit vett, sa tõenäoliselt sured ära, et ma ei soovita seda teha, kindlasti 99%, et sa sured ära, et see ongi, et mitte, et kas põlevkivi on hea või halb, et küsimus on, mida me sellega teeme, et kui sa paned, ilma soolata sööki teha, ei ole maitsev, aga kui sa paned sinna lihatüki peale kilo soola, siis see ka pole maitsev. Et küsimus ongi selles, et mida me sellega teeme. Aga Toomas, kui sa lubad, ma seletan ühe praktilisema näite varal ära, et me saaksime aru, täna on see kõik, et inimene, see, kes seda saadet kuulab, hulluks läheb. Ta ei suuda mõista, 45 triljonit ja talle kutsutakse kiirabi välja, sest see on eestlase jaoks nii hoomamatu suurus, aga see on reaalselt kontrollitavalt täna olemas. Nüüd küsimus on selles, et lihtsalt prognoosid, et 1903. aastal näiteks, mis oli Virginia hoiupank teatas, et nii-öelda siis põhi ikkagi transport ja töövahend on hobune, auto on moeröögatus. Mingid tegelased väitsid, et elekter on moeröögatus. Näiteks Paul Krugman, kes siis erinevalt siis Herbert Simonist, kes sai 78. aastal Nobeli majanduspreemia laureaatiks, siis Paul Krugman sai selle vist 2008, ehk natukene hiljem. Aga Paul Krugman näiteks 98. aastal ütles, et 2005. aastaks on selge, et internetil on mõju majandusele sama suur nagu faksiaparaadil. Täiksis. Ja nüüd toon ühe näite. Ma räägin nüüd sellest, et me täna oleme elektriajastus. Lihtsalt, et teadmiseks uraan ja näiteks diisel. 1 kilogramm uraani, ma mõtlen uraani isotoopi 235, selles nii-öelda seda primaarenergiat, kui seda võrrelda diisliga, kus on 10 kilovatt-tundi, siis uraani isotoop võrdub nagu 22 miljonit liitrit diislid. Ja meil on seda 6 miljonit tonni. Et kui me kasutaksime oma uraani nüüd tulevikus oma energiavajaduseks, ma ei mõtle elekter, ma mõtlen transport, kütus, meil piisaks sellest 10 000 aastaks ja jääks ülegi. Kui me võtame tänaseid vajadusi, ütleme siis mingi 30 teravatt-tundi aastas on kogu meie energiavajadus. Elektrivajadus on 9 teravatt-tundi aastas. Ehk, Toomas, vaata, 5 aastat tagasi ennustati, et kui suur on investeeringute maht tehisintellekti. Ja arvati, et see on 25. aastaks, ehk eelmiseks aastaks, oli see 10 miljardit USA dollarit. Julgemad väitsid, et see on 100 miljardit. Neid naerdi 5 aastat tagasi. Ja reaalne nüüd mõõdetav tulemus, mida me täna teame, on 1,5 kuni 2 triljonit dollarit. Ehk meil on vahepeal toimunud paradigma muutus. See kõik meie teadmised ja prognoosid, mis olid eile ja üleeile, need unustage täna ära. See on ajalooline taust. Täna nüüd me oleme sisenenud elektriajastusse. Kui meil on tehisintellekt 2 triljonit dollarit, võrdluseks eelmisel aastal nafta- ja gaasisektorisse investeeringud olid 1 triljonit, mis on läbi aegade viimase 100 aasta jooksul olnud enim finantseeritud tööstusharu, majandussektor, ja see on viimased tõenäoliselt 30 aastat olnud alati number 1 investeeringute mahult, siis eelmisel aastal 2025 läks tehisintellekt AI sellest mööda, ja mitte lihtsalt läks mööda komakohaga, vaid 2 korda rohkemate investeeringutega, siis sellel on mingi tagajärg. Ja kui me nüüd vaatame, et maailmas täna toodetakse 30 000 teravatt-tundi aastas elektrienergiat, siis kui me vaatame aastaks 2040, mitte keegi ei oska öelda. Eelmisel aastal rahvusvaheline energiaagentuur prognoosis, et see võib tõusta 40. aastaks seal mingisugune 36-40 000 teravatt-tundi. Aga tegelikult täna räägitakse 100 000. Aga et lihtsalt jälle teadmiseks, mida see tähendab, kui me elektrienergia vajadus, mitte energia, vaid konkreetselt elektrienergia vajadus on näiteks 100
osad isegi prognoosivad aastaks 2030 130 000 teravatti, siis põhimõtteliselt kõik nafta, gaas ja kivisüsi, mida aastas kaevandatakse, tuleb ümber töödelda ja siis me saame selle koguse, mida siis maailm vajab elektriks. See on selge, et tõenäoliselt toimub suur nihe tuumaenergetikas. Jälle, kui sa ütled tuumajaam, inimesed mõtlevad Tšernobõl, Fukushima. Tšernobõl lihtsalt oli inimlik eksitus, võimsuse mahavõtmise asemel keerati juurde, vesiaurustus ja plahvatas. Fukushimas toimus lainetus, oli tsunami, uputas need pumbad ära, jahutusvedelikku peale ei tulnud, tuumasüdamik sulas, tekkis vesinik ja see plahvatas. Aga mida inimesed ei tea, on olemas uue põlvkonna tuumaelektrijaamad, SMR-id, Small Modular Reactor, ehk väikesed moodulreaktorid ja on olemas uus tehnoloogia, HDGR, ehk kõrge temperatuuriga gaasireaktorid. Ja mida nüüd ei teata, kui varem olid tuumavardad, siis hiinlased praegult võtsid kasutusele tuumakuulid, ehk nad on sellised 6 sentimeetrise läbimõõduga pallikesed, neid on seal reaktoris 400 000 tükki ja vist ühes pallikeses on 7 grammi uraani. Ja mis on see oluline? 18 august või 13 august ja 1. september aastal 2023, ehk siis juba üle 2 aasta tagasi, hiinlased panid selle oma tuumareaktori täisvõimsusel tööle, 200 megavatti, 2/3 Auvere võimsusest ja lülitasid lihtsalt välja. Ei toimunud plahvatust. Füüsikaliselt see lihtsalt jahtus ära. Ja näiteks Alvin Weinberg ütles 1984. aastal, kui avastatakse või leiutatakse uus tuumatehnoloogia, mis on füüsikaliselt ohutu, siis tekib tuumaajastu. Ja nüüd põhimõtteliselt hiinlased tegid katsetused ära ja aastal 2026 alustavad nad nende nii-öelda väikeste moodul tuumajaamade tootmist, mis tähendab, et meil ei ole teist valikut, kui me peame kasutusele võtma uraani. Kas me võtame, ei võta, see on nüüd omaette küsimus. Küll aga lähevad need riigid, kellel on uraani, need lähevad väga hinda. Ja nüüd küsimus ongi selles. Mina ei tahaks, et meie riigist on järgmine Gröönimaa, kus mingi suur riik võtab selle ära. Prantslastel on tuumaenergeetika, uraani ei ole, Nigerist aeti ka välja, Inglismaa, neil ei ole mitte midagi. Lätlastel vähemalt on 6 varvast, inglastel pole sedagi. Et mida see tegelikult nagu tähendab ja arvata, et mitte keegi, et kui meie ei tea, siis ka teised ei tea, ma ei usu, et see niimoodi on. Ma tean, et tegelikult tahetaksegi meilt seda maavara ära võtta, kõige parem on teha seda kohalikelt nii-öelda aborigeenidelt, kui nad ei teagi, et see on väärtus. Põhimõtteliselt nagu indiaanlased andsid klaasjärvete eest ära oma kulda, kuigi nendel oli see väärtuslikum, aga meie jaoks on see väga oluline. Ja näiteks lihtsalt teadmiseks, et eelmisel aastal, jälle poliitiline taust, sa pead seda teadma, et prognoosida. Eelmisel aastal kohtus Ameerika Ühendriikide president Donald Trump esmakordselt, tõenäoliselt teise maailmasõja järgselt, ta kohtus Venemaa presidendiga, ta kohtus Hiina juhiga Xiga, Modiga, India peaministriga, Jaapani peaministriga. Ja väidetakse, et tegelikult on sündinud juba uus tuumikriikide liit, see on C5. See tähendab seda, et kellel hakkavad kuuluma transporditeed. Venemaa on selles skeemis geopoliitiliselt väga tähtis, ehk Arktika ja Aasia ühendamine, otse läbi nii-öelda siis Arhangelsk, Astrachan koridori kaudu, mida juba tsaari Venemaal arutati Iraani šahiga, täna käib seal sõda, et need on sellised huvitavad valdkonnad ja me ei tea, mis täna tegelikult maailmas toimub, aga on võimalik vaadata. Ja see küsimus ongi selles, et Eesti roll nüüd selles kohas oleks see, et me võtaksime selle päevakorda, et me rahvana, me vajame rahvakontrolli, mitte riigikontrolli. Ja me kehtestame kontrolli, rahvakontrolli oma maavarade üle. Et see on ka see üks põhjus, miks ma olin nõus selles saates rääkima, et kui me rahvakontrolli ei kehtesta, siis see meie maavara ei too meile
meile ei too rikkust ega rõõmu, see toob meile muret ja valud. Rail Balticuga on võimalik see põhimõtteliselt kõik välja vedada, sadamad on meil olemas ja meile jääb ka ülesküntud uudismaa. Muideks see Argiliit asub kuskil 10 000 ruutkilomeetril ehk meilt võetakse kõik ära. Ja kui me ei taha hirmutada kedagi, aga uskuge mind, kui me rahvana praegult ei teadvusta, mis meil tegelikult olemas on ja see, et kas see 10 aasta perspektiivis on kasutatav, jah, loomulikult on see kasutatav. Ma võin ise näidata seadet, millega on võimalik kogu see Argiliit ja kukersid purustada vajaliku 80 mikronit, aga me oleme saavutanud isegi 20–40 nanomeetrit. See on vajalik, kui me hakkame nüüd neid jäätmetega edasi töötlema. Lihtsalt meil kukersiidis enamik on kaltsiumoksiidi, argiliidis on ränioksiid ja on alumiiniumoksiid. Alumiinioksiid on looduslikest ainetest, et sa teaksid teemanti järel teisel kohal. Ja Mohsi skaalal on ta 9. Argiliit on 7, sinu tööriist on, argiliit on 4 ja tööriist on 7. Nii et alumiiniumoksiid ja lihtsalt, et sa jälle meenuta ajalugu, Hiina müür on tehtud potsolaanist, mille põhikomponendid on siis räni ja alumiiniumoksiid, aga siin on vaja natukene lubeoksiidi. See kõik on meil olemas. Et meil ei ole, kui me ka kaevandame, ei teki sinna seda, et meil tekivad tuhamäed, meil tekivad mingid mõttetud kaevandusjääaugud, need on kõik tänapäeva võimaluste juures, on see kõik lahendatav ja see ringkäitluse mudel on olemas. Aga ma 21. aastal kirjutasingi Maksuametile sellest ja lugesin üks päev Tallinna ringkonna kohtu otsusest, ei saanud sellest aru, et mul sõber rahastas, Maksuamet lajatas talle ettevõtlusega mitte seotud kulu ja seal Maksuametis oli keegi inimene, perekonnini oli Verjovkin ja tema ütles, et see separaator, reaktor meenutab talle mahalabreid. Mis sa selliste inimestega teed, kellel on see loominguline võime on nii piiratud. Toomas, see on hästi keeruline. Raivo, meie aeg hakkab otsa saama ja sa räägid nii huvitavalt ja nii keeruliselt, aga ma küsin viimase küsimusena, et meil on täna olemas valitsus, mida juhib Kristen Michal ja kuhu kuulub siis Reform ja Eesti 200, aga ma küsin, aga meil on ju Teaduste Akadeemia, kes peaks neid asju teadma, kui ütlen valitsus tõesti ei tea, neil on nii palju neid muid muresid, aga Teaduste Akadeemia peaks sellest ju kõigest teadma, mitte üksi ainult Raivo Paala. Sa mäletad sellist tegelast, nagu oli Trofim Lõsenko, tema kurikuulus kõne oli 1948. aastal üleliidulise põllumajandus Teaduste Akadeemias, kus ta ütles, et geneetika on kodanlik igand ja just lähtudes marksismi-leninismi dialektikast ja tänu temale Nõukogude Liidus 40. aastal arreteeriti Nikolai Vavilov, ta on Nõukogude Liidu geneetika raja ja ta 43. aastal suri ka vanglas nälga, et küsimus on ju selles, et selles üleliidulise põllumajandusakadeemia, põllumajandusteaduste akadeemias olid ka akadeemikud. Aga kui see Trofim Lõsenko, seda kutsuti ka lõsenkismiks, kui see ütles, et geneetikat pole olemas ja seltsimees Stalin on tema seisukohtadega nõus, siis kogu akadeemia sellel erakorralisel istungil hääletas Lõsenko poolt. Tähendab, Toomas, vaata, Eesti rahvas teab, et kes maksab, see tellib muusika. Ütle mulle Teaduste Akadeemia, et kas ta on ise majandav või ta sõltub valitsusest? Mina ei tea. No loomulikult ta on riiklikult rahastatav ja need teadlased, kes tulevad välja nende uute võimalustega, neid lihtsalt ei lasta uurida, et kogu teadusajalugu kubiseb nendest. Vist 2007. aastal Jaapanis oli vesinikuauto, valasiti vee sisse, ta sõiteski koha peal töödelti vesinikuks, et talle tõsteti üles, tehti rahastamine, siis täpselt nagu Teslal ta oskas juba siis elektrit juhtida ilma
vasktraatideta, aga JP Morgan arvas, et sealt kaob ju äri ära ja lammutati ka see torn maha, et see ei ole niisama lihtne, aga et küsimus ei olegi, ega meil ei ole vaja teadusakadeemiaga, teadus on olemas, me oskame neid separeerida. Toomas, kui sa lubad, ma pöördun Eesti rahva poole. Eesti rahvas, kui te ei tee oma nii-öelda rahvakontrolli, unustage ära partei, tehke rahva liikumine, kas või valimisliitude tasemel, otsustame ise, meie maavarasid ei tohi pantida, neid ei tohi panna oksjonile ja meie kui kõrgem võimukandja oma riigis, kui me seda ei tee, siis me väärimegi oma saatust ja nii nagu elektrasaatus on lein, toob ka see rikkus meile pigem häda ja viletsust. Kui me käitume korralikult, kui me olemegi nagu 7 venda, hoiame kokku, parteid ei ole tänapäeval enam lahendus, küll aga rahvaliikumised. Ega ükski partei poleks ka nõukogude ajal meid nii-öelda vabaks teinud. See oli rahvaliikumine, rahvarinne oli siis, meie vastu oli interrinne ja ainult rahvaliikumised, aga meil peaks olema üks eesmärk, mille poole liikuda, see ongi see täna, et kuidas majandada ära meie maavarasid. Ja niimoodi, et sinna jääks üles küntud uudismaa või kuumaastik, et me ei reosta oma põhjavett, oma pinnast ja nii edasi. Ja see õnneks nii tehnoloogiliselt kui seadmetega ja praktiliselt on täna juba olemas. Ja ma ei kujuta ette, kui meil nii-öelda välispoliitika tõmbaks natukene tagasi, et kui me haugume siin Hiina ja Venemaaga, aga millegipärast selles kohas, kus Ameerika Ühendriigid ründavad Venezuelad, meile öeldakse ilusti, et see pole see koht, kus me peaksime nutma Maduro pärast. Ei. Ja kui nüüd Trump võtab ära köönima, aga tõenäoliselt ta võtab, mis sa arvad, kas meie välispoliitika teeb mingi piuksugile? Eks midagi räägitakse, aga sellega lepitakse. Ja küsimus ongi selles, et kui me teame, et meil on sellised maavarad ja me teame, et ka nemad teavad, kellel on seda väga vaja, siis me oleme järgmised. Aga seda saab ära võtta riigilt, mitte rahvalt. See tähendab seda, et gröönlased, gröönimaalased, nad peavad ise olema sellega nõus. Jah, nad võivad ise seisvuda ja teha mingid muud asja, aga see on see kriitiline ajahetk ja see on ka üks põhjus, miks ma olin sellest nõus rääkima, sest kui sa tahad ennast lolliks teha, siis räägi argiliidist, räägi uraanist ja räägi sellest väärtusest. 45 triljonit ja kiirabibrigaad hullusärgiga tuleb välja. Aga Toomas, ma ei etsi, see on kontrollitav ja tõekriteerium on praktika, et vaatame aastal 2040 ja siis vaatame, kas uraan, kui täna maksab ta uraani, tonn maksab 150 000, kas ta siis maksab 1 miljon ja teeme siis arvestused uuesti, näiteks 1970, 1980 nafta hind tõusis 10-kordselt, $2,7 $27 peale ja kui täna ennustatakse, et nafta hind läheb aastaks 2040 200 või 300 USA dollarit barrelit, siis loogiliselt tõuseb meil ka uraani hind, et see on see maavara, mis ei kaota väärtust, või vastupidi. Jah, aga see on uus asi, et kui me rahvana ei defineeri ennast, kes me oleme ja mis on meie eesmärk, et siis me olemegi hääbub rahvas. Kui me paneme endale õiged eesmärgid, see tähendab seda, et maavarad ei ole meil mitte eesmärk ja rikkus pole eesmärk, vaid see on vahend, et näiteks ju millega lõpetada, et mina küll tahaks, et aastaks 2050, kui maailmas on iga 4. inimene elab juba Aafrikas, siis näiteks Eestis oleks juba 3 miljonit inimest, aga lihtsalt mitte, et nad on kuidagi olemas ja eksisteerivad, vaid me oleme haritud, me ei pea tegema enam tööd, sest tehisintellekt teeb meie eest selle töö ära, aga see ei tähenda seda, et tööd ja näed vaeva, siis tuleb armastus. Ei, armastus tuleb teistpidi. Tööd ja vaeva tuleb ka teha, aga see ei ole see viis, mismoodi leida armastust. Nii, suur tänu sulle, Raivo Paala, tubli mees Valgamaast. Sa harisid meid väga tugevasti, kas me kõik aru saime. Järelikult teeme teinekord veel kordus esinemise, midagi ei ole teha. Inimesed peavad sellega harjuma ja küll nad siis võtavad komaks. Need suur tänu sulle ja su perele. Aitäh! Aitäh sulle, Toomas! Toomas Pauri autorisaade.